on hea meel sinuga, Mart, jälle kokku saada. Ja tänases saates me otsustasime rääkida sellisest teemast, nagu on sisemine tervenemine. Et paljudel inimestel tänasel päeval on probleem madala enesehinnanguga ja samuti ka depressiivsusega. Ja inimesed otsivad nagu vastuseid ja otsivad väljapääsu nendest seisunditest. See on tõsine teema, sellepärast et väga paljud inimesed on täna suure surve all. Nende surve on mitmesugune stress, mis tekitab lõpuks depressiooni, tulenebki siis meie ümbritsevast keskkonnast ja nendest asjadest, mida inimesed oma elus kogevad. Ja see võib olla tekitatud ka nende endi ootuste poolt. Suur osa on meie stressist pärineb sellest, et meie enda tahtmised, meie plaanid, meie kavad ei täitu. Midagi juhtub. Selle kohta on olemas Murphy seadus, mis ütleb, et igal ühel on oma salaplaan, mis ei lähe läbi. Ja mõnikord on meie salaplaan meile nii tähtis, et me satume meeleheitesse, kui see läbi ei lähe. Sest me oleme plaaninud, et kui asjad lähevad nii, nagu meie tahame, siis me hakkame elama või siis me saame õnnelikuks või siis algab meie õnn, paradiis või mis iganes meie heaolu. Siis võime me välja hingates, me oleme kindlustatud või tuleviku vastu või millega iganes. Aga väga sageli on niimoodi, et need asjad ei lähe nii. Ja selle kohta ütleb ka evangeeliumis Jeesus niimoodi, et kes oma elu leiab, see kaotab selle. See tähendab, sul ei ole võimalik asju niimoodi kontrollida, et asjad oleksid alati lõplikult täiesti sinu kontrolli all. Ja ta ütleb ühe teise lisande sinna juurde, aga kes oma elu kaotab või sellest loobub minu tõttu ja armu sõnumi tõttu või Jumala armu evangeeliumi tõttu, see leiab selle. See tähendab, et ta pakub meile tegelikult variandi ja ütleb, et nii nagu Taavet ütleb seda oma laulus 37 esimestes salmides, et kui sina teed oma prioriteediks Jumala tahte otsimise ja Jumala leidmise oma elus, tema tahte täitmise, selles suunas kasvamise, mis Jumal on sinu ellu nagu asetanud, mida ta sinult ootab ja eeldab, siis Jumal võtab oma prioriteediks nende asjade esile toomisele, mis sinule õnne valmistavad, mida sa oled igatsenud ja mida sa soovid. Näiteks ma mäletan sinu heitlusi ja ma mäletan sinu probleeme ja paljude teiste omi ka. Me võime öelda inimesele, kellel ei ole mitte mingit perspektiivi, ei tööks ega tööd saada ega enda kokku korjamiseks. Ja ma ei tea, mis saab minu lastest ja ma ei tea, mis saab minu perest ja mis saab minu korterist ja mis saab, mida me sööme ja millega millest katame ja kust kõik need asjad tulevad. Me võime rahulikult öelda, et alasti ei jää, nälgad ei sure ja teil on nii palju sõpru ümber, et te olete igal juhul aidatud. Ärge muretsege ja Jumal on taevas. Et ärge muretsege nende asjade pärast. See ei ole asi, millega ennast hommikust õhtuni vaevata. Parem tegeleme nende asjadega, mis on tegelikult tähtsad. Ja loomulikult see ei tähenda, et sa ei võitle. Sinagi oled võidelnud. Hästi kõvasti, sa oled väga tubli olnud. Saladus on ka selles, mida Eesti vanasõna ütleb nii ilusasti, et Jumal aitab seda, kes aitab ennast ise. Et kes ennast ise aitab, seda aitab Jumal ka. Ja saladus ongi see, et me peame ise ka midagi tegema. Et ainult palvetamisest ei piisa. Me peame hakkama midagi tegema ja nagu ma ütlesin, kõigepealt muutma oma reaalsuse kirjeldust, võtma Jumala reaalsuse kirjeldus omaks, uskuma ja hakkama siis nägema, kas see töötab ja kuidas see töötab. Väga paljude miljonite inimeste jaoks on adekvaatne tegelikkus. See kirjeldus erileb meie omast, inimeste omast oluliselt. Me ei ole uskunud, et niimoodi saaks olla, aga meil on mõistlik usaldada teda, kes selle kõik tegi, ta teeb paremini. Ja selle tervenemise aluseks me võtame ikkagi Golgata ohvri, Jeesuse Kristuse valatud vere ja Jeesus on valmis seda tervendust jagama iga ühele, kes teda palub. Ta ütleb, et evangeelium on sõnum Jumala väest, mis on valmis sekkuma iga inimese ellu päästeks. See tähendab olukordade radikaalseks muutumiseks, eks ole. Kõigepealt on see antud juutidele, sest et kõigepealt Jumala lepingurahvale ja siis ka kõigile teistele, siis ka meie sugustele, siis me ei kuulu algselt sellesse lepingusse. Aga Kristuse läbi meil on ees õigus, et me saame sellest lepingust osa, me võime osalised sellest. Et Jumal tuleb meie sisse elama, Jumala vaim tuleb meie ellu ja Jumala abi, see üleloomulik toetus ja abi hakkab olema meie elus nagu regulaarne ja süstemaatiline. See on fantastiline täiesti. Et depressiooniga on vaja nii-öelda võtta nagu elevanti süüakse. Seda asja on vaja võtta nii, nagu elevanti süüakse ikkagi üks tükk haaval. Et seda ei saa korraga ära süüa, see ei mahu kuhugi.
kui mina peaksin elevandi ära sööma, ta on must nii palju suurem. Jätkub tükiks ajaks söömist, aga ühel päeval ta on otsas. Et see võtab natuke aega, aga üks samm haaval, üks tegu korraga, üks otsus korraga, üks võit korraga. Ja ma võin ka öelda, et sinu elus on ka niimoodi, et me pidime sind toetama perioodil, kus sul oli võimetus oma jalgu alla võtta. Ja me kandsime sind selle ajal, kui sa ei jõudnud. Ja siis, kui sa jõudma hakkasid, sa panid ise oma jalad alla. Ja siis me toetasime sind natuke ja sa õppisid seisma jalgade peale üha rohkem ja rohkem. Need perioodid pikenesid ja pikenesid ja pikenesid kogu aeg. Ja lõppude lõpuks sa hakkasid aga ka ära tundma juba neid hoiatavaid märke, kui sa näed, et ahah, nüüd hakkab libisema kuskile. Ma mäletan, et sa oled minu juurde tulnud korduvalt, et ma tunnen, et hei, asi vist läheb balansist välja. Ja nüüd sa tead, me oleme koos alati saanud otsustada, mida nüüd on vaja teha. Kas nüüd on see või kas nüüd on teine või mis on nüüd kõige õigem. Ja õnneks on meil olnud ka pädevat meditsiinilist konsultatsiooni ja abi ja see kõik on saanud toimima. Nii et Jumala tahe on inimesele anda elu tagasi. Ja minu meelest ei tohi vastandada siin ei Jumala sekkumist, Jumala väge, evangeeliumi ja näiteks meditsiinilist abi. Need on ühe sama Jumala anni eri küljed. Et need ei ole vastuolus olevad asjad. Ma olen märganud, et nii mõnigi kord on kristlastel probleeme meditsiinilise abi vastuvõtmisel. Ja mina ise tegin täpselt samasuguse vea oma elus. Ma püüdsin nii-öelda sisuliselt iseennast tervendada ja see lihtsalt ei kandnud. Ja ma jõudsin ikkagi sinna kohta, kus ma pidin meditsiinilist abi vastu võtma ja õigel ajal Jumal ise koristas need asjad ära minu elust. Vot nii ongi. Et me ei saa meelevaldselt otsustada, et vot nüüd mulle sellest aitab, nüüd ma otsustan, et nüüd on nii. Meie tegelikult näitajad ütlevad meile, kas meil on nii või ei ole nii. Nii et kui me oleme Jumalalt tervenemisi saanud ja see on päris, siis arst ka fikseerib selle. Sinu verenäitajad ütlevad sulle, et sa oled terve. Et tean konkreetset inimest, kes oli verevähis viimane staadium ja tal oli võib-olla nädal elada ainult. Ja ta kutsus enda juurde ühe pastori ja see palvetas tema pärast. Ja ta ütles, et Jumala vaim tuli ta peale ja ta palus, et mehele anna talle uus veri. Ja mehel hakkas nädala jooksul vaikselt parem ja selle asemel, et surra, ta läks kogu aeg paremaks. Siis ta läks arsti kontrolli ja arst ütles, et ma ei ole sellist verd mitte kunagi näinud. Kust te saite siukse? Aga ta oli palunud, et Jumal annaks talle uue vere. Et siin on palju selliseid asju, mis võivad juhtuda niimoodi. Aga ma veel kord ütlen, et kui see on juhtunud reaalselt, siis see on meditsiiniliselt kinnitatav. Et see ei ole niisugune asi, et siis kui arst ei ole, siis on, aga nii kui arst tuleb, siis selgub, et te oled ikka haige. Nii ei ole. Et on tegelikult ka niimoodi, et ma mäletan, kui ta tervendas minu südame, siis oli täpselt nii, et see pilt, mis oli enne, mida ultraheli pilt näitas näiteks, ja see, mis oli pärast, need ei olnud võrreldavad. Need ütlesid, et see ei ole teie diagnoos, see ei ole võimalik. Et see ei ole niimoodi, et arst ei näe seda, näeb küll. Need on fikseeritavad, Jumala tehtud asjad on tõsiasjad. Et see ei ole, nagu inglise keeles on tore sõna, make believe, eks ole, no, et teeme näo, et on, mängime mängult, et nii on, aga tegelikult ei ole. Ja tegelikult ta tahab ikkagi tervendamist anda absoluutselt igale inimesele. Vahest inimesed kahtlevad selles, et järsku ta mulle ikkagi ei taha anda. Nii nagu pattude andeks andmine, nii on ka tervendamine, nii on ka needusest, orjusest ja kõigest niisugusest surve alt vabastamine ja kõigest nii-öelda. See on üks komplekt. Me ei saa öelda, et ta patud andis andeks, aga midagi muud ei andnud. Ei, vastupidi, ta toob terve inimese elu välja. See on needuse alt ja ta viib ta tervenisti ja hakkab teda üles viima. Et see on nagu universaalne ja see kehtib igale ühele. Ja nagu Paulus ütleb, see on iga ühele, kes usub. See on Jumala vägi radikaalseks sekkumiseks sinu ellu, et see võiks muutuda. Igale ühele, kes usub. Ja ta ütleb, aga et see käib selle moto või see rels või see rööbas, mille peal ta jooksab, on see, et ta läheb usust usku. Ja see ei ole nüüd see, uskumine ei ole siin, seda ei tule mõista nii, et me nüüd hirmsasti usume metsikult, oleme pingised uskuda ja kogu aeg eitame seda reaalsust, mis on, ütleme, et ei, see ei ole nii, see ei ole nii. Aga nii ka tehakse tihti. See on vale, see ei ole see, vaid see on hoopis, uskumine on hoopis sügav mõistmine, mis tuleb ja toob rahusu sisse. See ei ole pinges olek, see on lõtvunud olek, see on rahu ja hingamise olek. Sest Piibel ütleb, et see, kes usub, see on astunud hingamisse. Mina mäletan, kui see tuli minu südamesse, siis ma teadsin, et Jumal teeb mu terveks. Ma ei arvanud seda, ma ei lootnud seda, ma ei üritanud seda pigistada. See teadmine oli kõik hõlmav ja see oleks võinud mu 1000 tükiks lõigata. Väike varvas oleks ikka teeb terveks. Teisisõnu, tegelikult sa lased hoopis lahti sellest asjast. Sa annad selle enda käest ära. See on ilmutuslik teadmine, mis tuleb sinu vaimu. See tuleb sinu sügavale sisemisse, sa tead, et see nii on.
See on usk, mitte see, et ma mingi hirmsasti üritan kuidagi midagi kangutada, midagi, mida tegelikult ei ole. Et see ei ole usk, et see on mingisugune muu asi. Me ei jaksa ega ei ole loodud elama nagu pingeseisundis, nagu pingul vibu. Me oleme loodud elama lõdvestunud seisundis, rahus, hingamises. Ja seda ütleb sulle iga arst ja iga terapeut täpselt samamoodi, iga psühholoog võib sulle seda öelda. Et selles mõttes see rööbas on siis, et see on usust usku, ühest ilmutusest või teadmiste sügavast mõistmisest järgmiseni. Aga kust sa selle ilmutuse saad, on küsimus. Vastus, lähikontaktist Jumalaga, osadusest Jumala sõnaga ja Jumala tegelikust otsimisest, temaga rääkimisest, tema ees viibimisest. Ja see ei ole mitte mingisugune usuhullustus või mingi selline asi, vaid tegemist on nagu väga tasakaaluka, väga rahuliku ja väga teadliku süstemaatilise tegevusega. Et see ei ole see, et me lihtsalt läheme lolliks, unustame kõik muu ära ja hüppame pea ees ei tea kuhu lootuses, et mingisugune simsalabim ja jõuluvana toob mingeid imesid. See on hoopis teine asi. Me läheme Jumala reaalsusesse, see on teine teema. Sina, Mart, oled pastori ametit pidanud juba 20 aastat ja sul on ilmselt päris hulganiselt kogemusi inimestega ja nende elukäikude ja tervenemistega. Kas sa julgeksid täna julgustada, et vaatamata kõigele, isegi kui inimesed on maadelnud oma probleemidega aastakümneid, siis ikkagi neil on lootust ja on mõtet edasi minna ja otsida seda tervendavat väge? Mina ei ole see inimene, kes ütleks, et ma täpselt tean, et see on niimoodi. Vahetevahel on niimoodi, et Jumala poolt on ju tegelikult Jumala sõna alusel on kõik valmis, eks ole. Et sealt midagi puudu ei ole. Aga teinekord on asjad meie enda pool on puudulikud. Midagi on, me ei ole kas suutnud andeks anda kellelegi või oleme me milleski kinni, meie oma mingisuguses kiiksus või asjas või on meil soov, et asjad nimelt niimoodi juhtuksid, nagu meie arvame ja oleme plaaninud, nii nagu ühe süürlasega juhtus piiblis, eks ole, ta läks prohveti juurde terveks saada ja ta arvas, et prohvet peab tulema välja, tõstma käed taeva poole ja niimoodi tegema seda. Aga prohvet ei tulnud teisest telgist välja, saatis talle oma teenri ütlema, et kuule, mine kasta ennast Jordanisse 7 korda. Mees niimoodi solvus selle peale, et ta on kõrgülik ja mingisugune teener saadetakse temaga rääkima. Ta läks vihaga, mõtles, et läheb üldse minema. Ja õnneks tal oli üks tark mees tema kaaskonnas, ütleb, et aga see ei ole ju raske teha, mine tee nii, nagu ta ütles. Ja ta sai terveks. Et teinekord on meie oma plaanid ja oma ettekujutused, mis viskavad meid selle raja pealt ära. 100 varianti võib olla. Iga variant on täiesti personaalne, erakordne, unikaalne, selles mõttes seda ei saa öelda, et tal oli nii, sul on ka kindlasti nii. Et on palju variante, et seda tuleb uurida, mis seal igal juhul on. Aga selge on see, et Jumal, see on fakt, see on kõigutamatu sammas, et Jeesus on maksnud hinna kõigi eest. See on siis, mitte kedagi ei ole, kes sellest väljas oleks. Et see kehtib ükskõik, mis tunne sulle, mida sina arvad või ei arva sellest, see on nii nagu päike on taevas. Mida sina sellest arvad või arvad, et päikesel on sellest täiesti savi. Et see kehtib. Täpselt samuti on Kristus surnud kõigi inimeste eest ja komplekt vabastamiseks, tervenemiseks, õnnistuseks ja elu hauast välja toomiseks on kingitud kõigil. Olenemata rassist, olenevata vanusest, soost, mitte millestki. Ta on maksnud hinna igaühest. Ja see on igaühele, kes usub, igaühele, kes tahab, kes saab, kes mõistab, kes on valmis seda vastu võtma. Kui inimesed otsivad mõnikord kiireid lahendusi ja kiireid meetodeid oma halbadest seisunditest välja tulekuks, siis tihtipeale tundub, et tegelikult neid ei ole olemas. Et ei ole mingit kuldvõtmekest. Ja kui me liigume nagu Jumala väes ja Jumala asjades, siis tavaliselt kõik tervenemisprotsessid on üsna pikad. Eriti, mis lähevad sügavale, need on sisemised. Ma nõustun sinuga selles asjas, kiireid ülilahendusi nad eksisteerivad. Me näeme piiblis, et nad on olemas. Tuleb Jeesus ja teeb ühe käeliigutusega ja kõik on kadunud. Ja kui sellist inimest, kellel selline Jumala vägi oleks või kelle kaudu niisugune vägi toimiks, hetkel ei ole, siis ütleme jah, paljud sügavad sisemised asjad tahavad ikkagi nii palju kas sisemiselt alates ka üles ehitamist. Ütleme, kui see lagunemine on läinud sügavale, siis tuleb sealt sügavalt alates hakata seda ka parandama ja see võtab aega. Et niisugused kiirtoit ja kiirvärk ja kiirpalve ja kiirtervenemine, nad on küll olemas, aga on asju, mis niimoodi ei tervene. Või vähemalt enamasti ei tervene. Nii et ma ütleks, et kuldvõtmeke kuskil võib-olla isegi on, aga 99% ei ole teda mingil põhjusel kätte saadav. Ja ma ei saa siin süüdistada ühtegi inimest, et miks sa ei ole selline, nagu oli Mooses või Jeesus või mis iganes. Ma arvan, et see on süüdistus, mida me ei saa üksteisele esitada.
aga sama on jälle see, et Jumal on tõepoolest olemas ja meil tuleb järgida seda, mida Jumala vaim meile ütleb. Ja siis see on kiireim tee, et paranemisele. Teinekord me arvame, et see asi jookseb lahti võt sedapidi, aga Jumal ütleb, ei, sa pead alustama hoopis teisest. Minu elus oli konkreetne asi, ma ütlesin, Jumal, me viskame rämpsu minu elust välja. Näed, terve tuba on täis, hakkame siit peale. Ja ma mäletan nii selgesti, kuidas Jumala vaim juhtis mind hoopis kuhugi mujale teise ruumi üldse. Ütles, näed, hakkame siit selle pilli pealt peale, mis siin seina peal on. Ma ütlesin, kuule, mis asja, see on ju narr. Me pidime elutoa tühjaks viskama. Ja teeme nii, nagu mina ütlen. Ja ma julgesin usaldada teda. Ja siis selgus, et sealt olid seotud kogu asi. Ja kui me tegime nii, nagu tema ütles, selgus, et pool maja oli tühi pärast. Ja mul ei olnud õrna aimugi, et need asjad niimoodi on seotud omavahel. Ja sellepärast usaldame Jumala vaimu, kes on tegelikult olemas. Ja ta juhatab meid nende lahenduste juurde, mis on unikaalsed meie jaoks. Ta teab täpselt, mis kivi taga see asi kinni on. Ütleme, võta 2 täpselt ühesuguse probleemiga inimest. Neil on täiesti erinevad lahendused. Need ei ole niimoodi, et temal oli nii, las mul ka niimoodi. Ei ole nii. Neid ei tohi niimoodi võtta. Et me peame usaldama Jumala vaimu juhtimist. Tema teab, mis on ja kus on ja kuidas seda teha, mida teha. Ta ütleb meile, mida teha.